Head võrkpallisõbrad, head sõbrapäeva kõigile. Oleme taas Kesk-Eestis E-Piima spordihallis. Täna on siis kodumeeskond Järvamaa mängimas Rakvere võistkonnaga. Tegemist on siis Järvamaa võistkonna jaoks põhiturniiri viimase kodumänguga. Ja Rakverega on senimaani peetud väga printsipiaalseid lahinguid, et mäletavasti siis eelmisel hooajal Eesti meistrivõistlustel mängiti siis 5. kuni 7. kohta Rakverega ja viimane mäng siin samas saalis siis võideti 3-1 Rakveret. Tänast mängu kommenteerib Priit Värk ja peagi ühineb minuga ka Veiko Tihemets, kes on Järvamaa võrkpalliklubi mänedžer. Aga juba on meil väikseks traditsiooniks saanud, et lisaks võrkpallile me räägime ka muude spordisündmustest, mis on nii Eestis kui kaugemal. Ma alustan kõige kaugemalt Itaaliast. Eile õhtul siis toimus suur mäng Torino Juventuse ja Napoli vahel ja Juventus võitis 1-0 selles Simone Sasa väravast ja püstitas selle klubi rekordi 15 järjestikust võitu ja tõusti selle sama võiduga siis ka Napoli ees Serie A liidriks. Ja täna toimus samuti suur mäng Inglismaal Premier Liigas, kus Arsenal mängis Leicester Cityga ja see mäng äsja lõppes ja paistab, et 90 + 6 või + 5 minutil siis Arsenal lõid võiduvärava ja võitis 2-1. Nii, aga nüüd tuleme tagasi kohe siia samma Kesk-Eestisse Järvamaale, E-Piima spordihalli. Mehed tulevad platsile, esimesena Rakvere võrkpalliklubi meeskond. Kohtunike lauas paremal Rakvere võrkpalliklubi. Ja kohe astub saali ka Järvamaa võrkpalliklubi. Daamid ja härrad, meie üks ja ainus Järvamaa võrkpalliklubi, kes mängib täna koosseisus Karl Lilles, Kristjan Õuekallas, Virko Vantsi, Priimägi, Keiro Vantsi, Alo Lengert, Ilmar Mõtus, Orutar ja siis enne teda siis tuli veel ka Martin Ruul ja peatreeneriks on loomulikult Vili Vantsi. Mehed on platsil, kohe taastatakse ka valgus saalis ja mõne minuti pärast algab ka meie mäng. Võib-olla nii palju siis veel tulles võrkpallilainele, et eile mängis Järvamaa võrkpalliklubi Bigbank Tartuga, kaotati skooriga 0-3. Geimide seisud olid tegelikult natukene võrdsemad, 21-21 ja siis 24 punkti koguti, aga tabelisse punktilisa ei saadud. Ja eile mängis Rakvere Selveri Tallinnaga ja kaotas 1-3 ning samuti ei saanud punktilisa tabelisse. Vaadates siis tabelit lähemalt siis Järvamaa võrkpalliklubi on eelviimasel kohal, 12. kohal 15 punktiga. Rakvere on 8. kohal 26 punktiga. Nii, tulevad platsile Rakvere mehepõud, Õunpuu, Saar, Kurik, Uusküla, Kivisild, Saiks ja Pomerants siis liberana. Ja nüüd tulevad Järvamaa mehed platsile. Vabandust, loomulikult on meeskond liberaks Rauno Tamme. Pomerantsi nimi tuli sellepärast üle huulte, et siin samas kommentaatori kabiinist nägin siin Marko Pomerantsi, keskkonnaministrit, kes on senimaani kõigil Järvamaa kodumängudele tulnud ka Rakvere võrkpalliklubiga kaasa. Ja ka täna on tal siis trumm kaenlal. Senimaani on Pomerantsi kohalolek tähendanud ühte. Järvamaa võrkpalliklubi on võitnud. Nii, aga mehed on platsil ja kohe algab esimene game. Oodatakse kohtuniku märguannet. Romet Priimägi on siin servimas
ja minu kõrval on ka Veiko Tihemets tulnud, kellega hiljem saame rääkida siis eile toimunud Paide võrkpalliklubi lahingutest siinsamas Järvamaal. Tere kõigile ka minu poolt. Nii, Priimägi, Tamme, Tõste ja esimene punkt tuleb siis Saarelt. 1-0 Rakvere juhtimas. Meeskonnast veel nii palju, et siis Järvamaalt läks hooaja vahel 2 meest, Rakvere, Reimo Kuri ja Põlluäär. Täna kumbagi rivistuses ei ole. Ütleme nii, et Põlluääre puudumine teeb meile natukene ka rõõmu. Kui nii halb, kui seda ka öelda ei oleks, siis tegelikult mees on olnud Rakvere eest suurepärases hoos see hooaeg ja ka tabeliseis on näidanud, et peale seda, kui Põlluäär sai vigastada, on nagu mängumootor ka nagu hakanud lagunema. Nii, ja Orutar ründab blokki ja 2-1. Ja kui mainisid siin üleminekud, siis Rakverest 2 hooaja vahel liikus Järvamaale siis Karlis Mesile ja täna on pilt selline, kus mehed, kes on klubis vahetanud 3-st keegi täna väljakul ei ole, et kõik on vigastatud. Kui nüüd Andres Õunpuu. Ja 3-1 Rakvere eest. Mees, kes on siis võtnud Siim Põlluääre positsiooni väljakul üle ja täidab Rakveres hetkel diagonaalründaja kohustusi. Ja vaatan ka, et Järvamaa meeskonnas on täna pärad Roomet Priimägi on hetkel pingi peal. Ette on tagaliinis Orutar toimetab palli üle, kuid mitte tugevalt ja Kevin Saab saab rünnata ja tuleb järjekordne punkt Rakverele. Mängu on alustanud Rakvere märksa kindlamalt ja 4-1 on siis teenitud skoor. Orutar võtab vastu. Alomõõtus, 2 blokk ees ja lööb otse blokki ja 5-1 Rakverele, et start on igatahes olnud Rakverel väga võimas. Ja vaatan, et tänases siis Järvamaa meeskonnas on võib-olla suurimaks puudujaks Õue Kallas, vanameister Õue Kallas. Tõste, mõõtus anitab, Rakvere suudab päästa. Õunpuu veel ründab, aga ründab ebaõnnestunult ja 2-5. Ei olnud absoluutselt praegu Õunpuu tegevusega rahul, oli päris tige mehe peale, et toodi kaitses raske pall ära, aga ei suutnud mees mängu jätta. Orutar. Saiks, Kevin Saar ründab. Ja Trossist auti. 3-5. No nii, oleme -4 pealt suutnud -2 peale mängida. Ja, Orutarilt korralik serv ja vastuvõtt ei olnud kõige paremini Rakvel käes. Nii, taas Orutar. Ja läheb napilt out ja Orutaril on väga ebastabiilne serv, et oleme seda ka teistes mängudes näinud, et võib lüüa väga tugeva palli ja täpselt, aga teinekord ka eksib kas. Kipub vigu sisse tulema. Kevin Saar Rakvere poole pealt. Tugev serv, väike ebakõla vastuvõtule korralikult käes. Ja Virko Vantsi toob punkti Järvamaale 4-6. Jah, Kevin Saar on, ma arvan, mängija, kes see hooaeg on teinud väga kõva arenguhüppe läbi, et ta on stabiilselt olnud põhikoosseisu mees ja päris korraliku arengusammu see hooaeg teinud. Ruulilt nüüd hea serv, kuid oli kilusti käes. Õunpuu ja Õunpuu lööb koheselt võrku ja seis on juba 5-6, vahe minimaalne. Vaadates saali, siis ütleks, et oma sadakond pealtvaatajat on taas tulnud ka kohale. Et on see hooaeg ikka traditsiooniliselt 100 ringis olnud. Ruulilt väga hea serv. Ruulilt super serv, aga ülikeerulisest olukorrast suudab Rakvere selle palli veel üles mängida ja Tanel Uusküla. Jah, et Saiksilt hea tegutsemine siin. Et Ruuli tõesti hea serv oli liberole
nina ette maha kukkumas, kuid suutis mängu ette ja lõpuks punkti ikkagi 7-5 Kivisild, Orutar raskustes vastuvõtuga, tõste mõttus ja nüüd kolmesesse plokki, et ei äkki arusaamatuks natuke ka mõttuse tegutsemine, aga lähme kohe siis esimesele tehnilisele timeoutile 8-5 kohtumiseni peale reklaamteateid. Kui 30 000 mängu otseülekannet, seda isegi mobiilis ja tahvelarvutis. Lisaks anname uutele mängijatele kuni 100 eurot boonust ja tasuta keerutusi. Unibet, mängijatelt mängijatele. Kredit24 toetab Eesti võrkpalli. Nii, oleme tagasi E-Piima spordihallis, mehed tuleb platsile, lõpetasid just tantsimise Femme tantsutüdrukud. Et Kristjan Õuekallas siis täna ei mängi, et on kerged seljaprobleemid. Või mis kerged, piisavalt suured, et mitte mängida. Nii, Vantsi tõstab Priimägi, anitab, Saik saab kätte, Kivisild, Õunpuu ja Õunpuu taas eksib. 6-8. Jah, on hetkel Õunpuu liimist lahti ja peale esimest punkti, kui ma nüüd ei eksi, siis ongi jäänud see ka tal hetkel viimaseks. On ridamisi eksimuse sisse tulnud mehel. Keero Vantsi. No, tuleb planeeri palling. Saarel hästi käes. Esimene tempo nüüd. Kurik ründas, saime ploki ette, nüüd on meie võimalus rünnata. Mõttus, kolmene plokk taas ees. Õunpuu tõstab ja Kevin Saar keskel, Tross C. No meie õnn praegu. Ja 7 punkt Järvamaale. Kristjanil jah on siis. Tanel Uusküla. Ja Uuskülat ilus punkt, et tegelikult oli Kevin Saarel raskuse vastuvõtuga taas, kuid praegult on jah need rasked pallid Uusküla Rakverele punktiks vormistan. Rakverele Artis Saiks. Saiks, lätlane, tõste, Vantsi anitab, Õunpuu, Saiks tõstab, Uusküla taas ja saame küll kahese plokki ette, aga punkt ikkagi Rakverele 10-7. Ta on nüüd selline 2-3 punktiline edu mõnda aega püsinud, et ja praegult on jah 2 asja, et ei suudeta plokis Tanel Uuskülat kinni võtta ja ikka endiselt suurte saades oleks enda rünnakuga. Alo Lengert, tõste, mõttus, ei saa. Taas ebakõlad rünnakul, kuid Rakvere mängijatest keegi plokis olles astus üle keskjoone. Ja õnnega pooleks siis 8 punkt Järvamaale. Irka Vantsi, Kevin Saaret, Saiks tõstab ja tuleb siit Paip. Paip, tubli Priit. 1,5 hooaega ja hakkab midagi külge ka, jah. Nii, Uusküla. Ja eksib. 9-11. Esimene pool võib mõlemilt poolt iseloomustada, et ei ole kumbki meeskond suutnud niisugust ilusat mängu pakkuda, on suht vigade rohkese mängu algus olnud. Priimägi planeerib palling Saare peale, Saar raskustes vastuvõtuga. Mõttus ei suuda maha lüüa, Õunpuu suudab tõsta Saarele, aga nüüd õnneks Saar teist korda eksib ja eksib nii, et saame punkti 10-11. No näha on, et Kevin Saar on vastuvõtul see kõige nõrgem lüli siin Rakvere võistkonnas. Ja noore mängumehena on just ebakindlust ka hulgaliselt tulnud.
vanus kõigest 21 Kevin Saarele, Raamet Priimägi taas Saare peale. nüüd oli ilusti käes. Kahju sellest punktist jah, et plokk luges Rakvere rünnaku läbi siin temporündajal, 2 plokki ees Kurikul ja aga taaskord kahjuks plokk võrgus ja 12 punkt. Kurik. Väga hea serv. Mõttus ründab ja kas oli? Ei olnud. Ei olnud. Tundus siit korraks kommentaatori kabiinist, et riivas näppe, aga ei. Ja punkt Rakverele 13-10, taas selline maagiline 3-punktiline edu, et saime korraks minimaalselt. Viimased mängud Ilmar mõttus siin hästi, aga eile oli mehe rünnaku protsent suht madal ja tänagi pole veel klapp leidnud, kuid õnneks Richard Orutar toob 11. punkti Järvamaale juurde ja saame asetuse jälle ühe võrra edasi minna. Ilmar mõttus nüüd servijoone taha. Mõttus. Kevin Saar, tõeste. Orutar. Nii üritas siin Keiro Vantsi ise rünnata, aga plokk luges selgelt teda kergelt läbi ja enam vend Virko Vants ei suutnud reageerida. Punkt Rakverele 14-11. Õunpuu servimas. Geimi alguses kätte võidetud väike edu on nüüd püsinud ja hädast oleks vaja hakata Järvamaal nüüd punkti järgi võtma. Keiro palju Orutarile ette, kuid Tamme toob ära. Ja tundus siit, et vist üle ploki Keirol tuli see rünnak. Ja 15-11, et kärisenud 4-punktiliseks juba edu, et saanud Rakvere libero Rauno Tamme, Eesti koondise teine libero Rakvere poole pealt, tegi head tööd. Raskustes nüüd vastuvõtul, võtus suunab üle, Saiks. Jälle lahti arutatud. Uusküla. Ja 16-11 pluss 5 Rakverele, läheme esimeses game'is teisele tehnilisele timeoutile. Uus Škoda Fabia röövib kogu tähelepanu. Hind alates 9990 eurost. Škoda. Simply clever. Nii, oleme tagasi Eebimaa spordihallis. Mehed on platsil ja Andris Õunpuu siin palliga otsajoone juures kohe servimas. 16-11 Rakverele. Planeeripalling. Orutar raskustes vastuvõtuga, no meie õnneks saame ikkagi rünnaku. Mõtus. Ja oli nüüd õnne. 12-16 tegelikult ei olnud just võib-olla elu kõige parem esitlus Ilmar Mõttusel, et lõi Trossi, aga õnneks kukub pall Trossist vastaste platsi poolele ja punkt meile. 16-12. Richard Orutar, meeskonna pesamuna, 18 aastat vanust, tugev serv. Uusküla natuke raskustes, kuid Kevin Saar ründab, Orutar. Virko Vantsi ründab ja kahene plokk ees ja kas Saiksi või Kivisilt. Kahe mehe korralik plokk ja ei suutnud Virko seekord neid üle mängida. Ja vaadates siis korraks ka protokolli, siis Kevin Saar ja Tanel Uusküla ongi kõige resultatiivsemad 4 punktiga. Kevin Saar servimas ja eksib. Läks serv pikaks. 13-17.
nii, Romet Priimägi, suurepärane töö, üksinda plokis ja suutis palli Rakvere poolele, et Kaupo Kivisillalt selline väheke ebaõnnestunud. nii, vahe 3. Tamme, Saiks, Õunpuu ründab, mõttus hea töö kaitses. Vantsi. Saiks jätkab ja ei jätkunud mingit võimalust. Tanel Uusküla nüüd 18-14. Kaupo Kivisild, Alo Lengert, Keira Vantsi, Virko Matsi ründab ja punkt Järvamaale 15-18. No nüüd oleks hädasti vaja siin veel üks punktike ruttu võtta, et saaks mängu siin 20. punktiks vahe tagasi mängida minimaalseks ja otsustavad hetkel ise kindlam olla. Keira Vantsi, Tamme, Tõste ja Kurik toob siin temporünnakus punkti ja 19-15 taas 4-punktiline vahe. Taaskord Järvamaa poole pealt plokk sinna ette ehitatud ja pall ka ilusti mängu jäetud, kuid jah. nii, servimas Saiks, ei olnud 30 aastat vanust, vana mees juba. Virko natuke raskustas. Virko Vantsi 3. plokk ees. Alo Lengert sai küll käed alla, kuid kahjuks ei jõudnud ükski mängumees järele ja nüüd on vahe juba 5-punktine ja tuleb tõenäoliselt tõdeda, et esimene game on Rakvere ära võtnud ja Villi Vantsi võtab nüüd selle peale ka lühikese mõtteaja, jah. No nii, aga tulles siis tagasi eilsete suurte võrkpallilahingute juurde samas Järvamaal, Veiko, kuidas siis sinu võistkonnal eile läks? Eile toimus jah, siis juba 16. Paide võrkpalliklubi sünnipäevaturniir, millest võttis osa seekord 11 võistkond üle Eesti ja sünnipäevalaps ehk siis Paide sai oma turniiri teise koha eile. Suurepärane. Võitis Tallinna meeskond Dünamo ja 3. koht läks vist ka Tallinnasse, kui ma nüüd ei eksi, et oli jah meeskondi üle Eesti jagus nii Tartust. Nii, aga tuleme nüüd tagasi mängu juurde. Saiks servimas. Raskustes Orutari vastuvõtuga. Õunpuu, Orutar. Oi, milline ebakõla Priimägi ja Keira Vantsi puhul. Kevin Saar saab siin hea rünnak, Alo Lengertilt kaitse vähemalt hea töö. Mõttus toimetab palli üle. Pall endiselt mängus. Kuid nüüd tehniline praak siis Rakvere temporündaja Kuriku poole pealt, kes tõstes teist palli teeb seda ebakorrektselt ja kohtunikud vilistavad sooja palli. 20-16 Rakvere juhtimas 4 punktiga, Virko Vantsi. Ja kahjuks Virko tugev serv ebaõnnestub ja taas vahe 5-punktiline. Uuskülal hetkel juba kontos 5 punkti. Kurik ja Kevin Saar siis on 4 punkti peal. Längert, Tõste. Orutar ründab ja ründab resultatiivselt 17-21. Veits pilgu siis meie meeskonda, siis ongi Richard Orutar tõusnud kõige resultatiivsemaks 3 punktiga. Jah, täna noor poiss, kui hetkel natuke veel ebakindlust ja parandamist täna oleks vaja vastuvõtul, siis rünnakul pole mees ette jäänud. Romet Priimägi, no tõenäoliselt sihib Kevin Saart, nii on. Saiks, Õunpuu, aga Orutarilt hea töö plokis ja 4. punkt. Ja Urmas Tali võtab selle peale kohe oma minutilise mõtteaja. Aga Järvamaal toimus eile veel siin spordisündmused, toimusid Järvamaa talimängud, kus siis erinevatel spordialadel võisteldi ja ise sai kätt proovitud siis males, kus ma ütlen siis ära siis, palju õnne. Aitäh. Mängude no mõtlesin, et Mister Males. nii on.
sa kiitlesid sind suuresti võrkpalliga, et tulid teiseks, siis mõtlesin, et on aeg üle trumbata sind ja öelda, et ma sain neile kulla tasku. Jah, hoidsid trumpkaardid tagataskus. Saan siis aru, miks sa sinna oma jutuga tüürisid. Ei, see oli juhus. Nii, kui tagasi mängu juurde, Rakvere minutiline time-out peetud ja Roomet Priimägi taas servijoone taga palli mängu panemas. Nii, sihib Saart. Nii on. Kuid Saarel ideaalselt käes. Ja ründab Saar ise ja ründab vastu Keiro Avantsi rinda ja punkt Rakverel 22-18. Ei suuda, et täna kuidagi Järvamaa oma plokitööle ka saada, et jääb silma just võib-olla siin tsooni. Kurik, Orut oli korralikult käes ja Ruur ründab. 19-22 ja tuleb vahetus, mida oleme see hooaeg korduvalt näinud. Noor Karl Lilles tuleb platsile Ilmar Mõttuse asemel ja reeglina ikka siis serviks. No, Lillesel on hea planeeriv palling. Nii, kas võtab ka Kevin Saare ette? Oi. Eks siis tagasi vahetus, 23-19 seisul. Võtus tuleb uuesti platsile, aga jah, korraks siin tekkis väike õrn lootus -3 pealt, siis nüüd on 23-19 ja väga raske siin seisust taga välja tulla. Orutar ründab, Tammelt hea töö kaitses. Kevin Saar, 3. plokk ees, saame meie rünnata. Mõttus, 2. plokk. Pall endiselt mängus, Õunpuu. Üritas siin Keiro Avantsi kavalalt, aga ei õnnestunud ja nüüd taas Kevin Saar resultatiivne, et need pikad pallivahetused, mis täna on olnud, siis meie kahjuks on kõik lõppenud Rakvere resultatiivselt ja 24-19. Õunpuu läheb servima ja esimene game pall tänases matšis. Õunpuu, Lengert, üritas kohe siin Keiro Avantsi palli üle suunata, kuid plokk luges seda suurepäraselt ja punkt Rakverele ja 25-19. Esimene game on lõppenud ja võõrustajad juhtimas. Aga kohtume hetke pärast, nii kauaks said kommertsteateid. Uus Škoda Fabia röövib kogu tähelepanu. Hind alates 9990 eurost. Škoda. Simply clever. Sporta teadlikule tegijale. Nüüd on pannipitsa aeg. Telli pitsa kodulehelt www.pizzakiosk.ee. Kas sa paned kohe 2 korda päevas või? Ei, ma panen ikka mitu korda päevas. Premium 7. Tangid meil, toetad Eesti võrkpalli. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. ABC Rent. Eesti võrkpalli toetab zone.ee. Paljud restoranikundjad küsivad, mis on Eesti köögisaladus? No mis saladus seal ikka on, kui toorained õiged ja eestimaised? Olivia, puhtalt kodumaine. Nii, oleme tagasi E-Piima spordihallis. Mina olen Priit Värk ja mu kõrval on Veiko Tihemets. Kohtumas Järvamaa võrkpalliklubi Rakverega. Täna oleme E-Piima spordihallis toimub mäng ainukene. Juba üks mäng on lõppenud. Viimases tabeli kohal oleva ASK Kuldiga kaotas RTU Robertsaatsele 1-3. Ja hetkel on toimumas siis
veel Selveri Tallinna ja Bigbanki vaheline mäng, kus Selver on juhtimas 17-14. Jelgava Daugavpils on seis 22-18 ja Osolniki Ekapilsi Lussi esimese game'i võitis Osolniki 25-14 ja teine on hetkel 4-4. Nii, aga nüüd tuleme tagasi Eebimaa spordihalli, mehed tulevad platsile, vaadates kiiresti ka protokolli, siis juhtimas või resultatiivse mängumees on olnud Kevin Saar 7 punktiga, Tanel Uusküla 5 punktiga ja Järvamaa võistkonnas siis Richard Orutar 4 punkti. Vaadates ka siin protsentide peale, siis vastuvõtt on olnud parem 70%, meie 59% vastu ja sealt siis lähtuvad ka, võiks öelda, et alati on seotud ka rünnakuga, siis meil rünnaku protsent kõigest 25, Rakvere 45. Nii. Esimene serv Kurikul pikaks ja teist game asub juhtima 1-0 Järvamaa. Jah, täna esimest korda oleme läinud juhtima. Hurraa! Hurraa! Ja Mõtus, Saar raskustes natukene. Õundpuu, blokist lauti. No, blokk tegelikult oli üsna hästi paigas, aga kahjuks läksin bloki ja võrgu vahele ja punkt Rakverel 1-1. Õundpuu. Orutaril nüüd ilusti käes. Orutar. Saame võimaluse rünnata. Mõtus, kahene blokk. Ei õnnestu täna Mõtusel neid palle maa lüüa. Aga ja see Õundpuu näitab, kuidas see käsi käib. 2-1. Et Ilmar jah täna, no ei ole olnud ka kõige paremat tõsta, kuid tõesti pole õnnestunud suunata neid palle, kas on löödud blokki või siis ikkagi on saanud kaitse korralikult kätte. Õundpuu. Ja Õundpuu eksib. No teist game on alustanud Rakvere kahe servi iksimisega. Siiamaani mees löönud planeerivat servi, siis nüüd otsustas minna hüppelt servi peal üle. Järvamaa õnneks eksis sellel. Orutar, tugev serv, riivab siin Trossi, aga pall on üle. Kivisild ründab, Mõtus ja Orutar hüppavad omavahel kokku ja ei suuda seda palli päästa. No Mõtusel vanus 37, Orutaril juba 18. Kevin Saar Rakvere poole pealt. Virko oli ilusti serv käes. Virko ise ründamas, aga nüüd Saitsilt head blokis ja punkt Rakverel 4-2. Ei klapi täna meestel see rünnakumootor, et nüüd ka vaatasid veenad üksteisele otsa, et ei olnud päris see tõste, mida Virko ootas. Saar. Orutaril fantastiliselt käes ja Ruul kõrgelt nüüd. Ja Ruul saab rünnata ja 3-4. See oli ilus rünnak nüüd Järvamaa poole pealt, et Orutarilt väga hea vastuvõtt ja Ruul healt kõrguselt suutis mütaka maha lüüa. Uusküla raskustes. Uusküla ründab. Eero Antsi, Ilmar Mõtus. Õundpuu taas käed all, Õundpuu ise ründamas. Mõtus näitab omalt poolt, et suudab ka kaitses sama hästi mängida kui Õundpuu. Saiks rünnata. Saiks saab rünnata, no pikk palli vahetus taas. Tõsta. Riimägi tõstis, ei saa palli maha lüüa, Antsi. Uusküla. Ja lööb blokist auti lõpuks. Punkt Rakverele, 5-3. No kahju. Täna on jah mõlemad Rakvere nurga ründajad teinud rünnakul just päris ilusat etteastet ja kaitsemänki. Mitut puhku edukas olnud. Orutal nüüd raskustes. Ei tulnud rünnakust midagi välja. Saiks tõstab ja mitte ei tõsta, vaid toimetab palli üle siin kavalalt ja Järvamaa poole peale ja toob 6. punkti enda võistkonnale.
ja Willi Vansi kasutab teises game'is esimest mõtlemisaega. Vaadates veel korraks statistika otsa, siis nagu see öeldud, vastuvõtuprotsent on, kui meil on 64% on nii-öelda resultatiivne vastuvõtt, siis nii-öelda edukas vastuvõtt kõigest 28%. Aga ega Rakvere palju parem ole, 65 ja 20 vastavad numbrid. Jah, et ma arvan, et see on just praegune vahe tuleb eelkõige rünnakus siis. Jah, et rünnakus on ikkagi rünnakuprotsent 46 versus 23, et poole resultatiivsem on olnud. Üks asi jääb poole resultatiivsem, aga üleüldiselt, kui vaadata sellele numbrile otsa, on juba niisugune väga, väga kole ja madal see 20 rünnakuprotsent. Kuigi Uusküla. Ja 7-3, taas on teise game'i alguses Rakvere teinud vahe sisse, analoogselt esimesele game'ile. Kivisild. Ja Orutar vaatas, et läheb out'i, aga ei. Lööb ässaks ja 8-3 teises game'is lähme esimesele tehnilise timeout'ile. Sparta teadlikule tegijale. Nüüd on pannipitsa aeg. Telli pitsa kodulehelt www.pizzakiosk.ee. Paljud restoranikundjad küsivad, mis on Eesti köögi saladus? No mis saladus seal ikka on, kui toorained õiged ja eestimaised? Olivia, puhtalt kodumaine rapsiõli. Ja teie ees olid äsja FM tantsutüdrukud, aga nüüd on juba võrkpallurid tagasi platsil. 3-8. Rakvere juhtimas kindlalt. Ja ka esimene game oli siis Rakvere võidetud. Ja Virko Vantsi ründab, aga ründab kahjuks võrku ja järjekordne punkt Rakverele 9-3 pluss 6. Nii suurt vahet pole täna veel olnudki. Taas Virko Vantsi. Ja pluss 7 Rakverele. Et kui esimene game lõppes ka siis 6-punktise eduga, et siis nüüd on vahe läinud, kärisenud lausa 7 peale ja Järvamaa peatreener Willi Vantsi võtab selle peale kohe teise time-out'i, et pole seda mängumootorit käima täna saadud, et nädalavahetus tagasi siin samas Eebimaa spordihallis siis näidati suurepärast mängu ja 2 päevaga võeti 4 punkti. Vaadates ka meie lähikonkurente, siis Taugapils on juhtimas Jelga vastu geimidega 1-0. Selver Bigbank on esimene game käimas 24-24. Ja Osolnieki paistab, et täna on hoos, et Ekapilsi vastu juhib ka teist geimi 14-9. Friimägi ei õnnestunud üle toimetada. Nüüd Keiro Vantsi, aga Rakvere saab rünnaku võimaluse. Uusküla anitab. Meie võimalus rünnatab Mõtus, 2. plokk. Saar tõstab. Ja tuleb järjekordne punkt Rakverele, et Andri Sõundpuu mees omal kohal. 11-3. Ütleme, et peaks, ma arvan, Willi Vansi kasutama nüüd Karli proovima, et täna ei klapi kuidagi see ründajate ja sidemängija koostöö ja kohe selle peale Willi ka nii teeb, et toob Karl Illese mängu ja proovib sellega, et kuidas olukorda parendada, sest jah, rünnak on täna ikka kohutav. Kivisild. Orutar.
Mõõtus saab rünnata, üritab rünnata pikki piiri, aga eksib. Ja 12-3, vahe on koguni 9 punkti ja paistab, et ka teine game on praegu ikka kindlalt jah, Rakvere kontrolli all. Kivisild jätkab, Orutaril nüüd käes. Kovansi. Ja saab blokist auti. Et Lilleselt 2 tõstet, mõlemad pealtvaate jaoks tundusid suht korralikud, et loodame suudab mees mängu pöörde tuua. Ja Lilles täna teine serv ja taas eksib. 4-13, servi vigu on mõlemal võistkonnal seni 4. Saiks. Mees, kes teeb siin nii hüppeltserve kui planeerivad, seekord siis hüppeltservi peal. Orutaril käes. Ja Virko saab rünnata, aga Tamme toob ära palli. Saiks tõstab. Õunpuu. Ja blokist auti. Ja 14-4. Vahe on juba 10 punktiseks kärisenud ja vaatad siin ka ära võrkpalliklubi hingile siis. Vili Vantsil võttis siin hetkel kukalt sügama kohe. Ja praegu oli taas korralikult Virkole ees, kui pall, kuid jah, ei suuda ikka ise realiseerida neid. Lilles, Mõtus, Uusküla, Saar ründab ja ründab resultatiivselt 15-4. Rakvere poole pealt see vastu jah, rünnakul praegu kõik mehed on kuumad ja toimib igast tsoonisse rünnak. Ei ole midagi öelda, Rakvere annab korralikult kolakat senimaani Järva meestele, et Lilles, Mõtus janitab. Aga meie õnneks siin oli plokk võrgus, et tegelikkuses ei suudetud taas korralikku rünnakut välja mängida. 15-5. Uuskülal serv käes ilusti. Ja Kurik saab siin teha temporünnaku ja 16-5 seisul läheme järjekordsele tehnilisele time-outile. Häid kommertsteateid. Unibetis saad aastas vaadata enam kui 30 000 mängu otseülekannet, seda isegi mobiilis ja tahvelarvutis. Lisaks anname uutele mängijatele kuni 100 eurot boonust ja tasuta keerutusi. Unibet, mängijatelt mängijatele. Kredit24 toetab Eesti võrkpalli. Nii, oleme tagasi Eebimaa spordihallis, Vemme tantsurõpud lõpetasid. Ja Uusküla jätkab servimas seisul 16. Tänan Järvamaa meeskonnal ikka päris tuntav ja jälje jätnud, et Kristjan väljas on ja oleme raskustes praegult jah, nii vastutul kui teil kõik ikkagi rünnakul. Lilleselt kaitse nüüd. Mõõtus kahene blokk, ei suuda Mõõtus täna punkte maha lüüa. Lilles, Mõõtus taas, Tammelt hea töö kaitses, Saiks, Saar, Orutar. Saar tegi siin vähe akrobaatilisi liigutusi, aga pall endist õhus. Orutar ründab, Tamme toob ära. Jätkub mehik igale poole. Ja tuli pikk pallivahetus, lõppes meie punktiga, et 6-16, et aga Rakvere näitas taas, et kaitses ollakse iga palli järele hammastega kinni, et ei anta midagi kergelt ära.
jah, väga ilus võitlus Rakvere poole pealt. Leeripalling Saare peale. Väga hästi käes. Uusküla tuleb ja 6 pealt ilus punkt Rakverele. Et Saar on ka ennast vastuvõtul kindlamaks mänginud, kui mängu alguses oli natuke raskustes ja vastuvõtul, siis praegu on väga kindlalt tegutsenud. Vengertil ilusti pall käes. Ja Ruul, esimese temporünnak ja 7. punkt Järvamaale. Ilmar Mõttus pani palli mängu. Lilles kaitses. Rutter üritas siin 3. ploki vastu anitada, aga pall oli ikkagi nii võrgu ja ploki lähedal, et ei suutnud. Sidemängija rollis, kuid pall läks nii võrgu peale, et... Ja vaadates täna siis Järva meeskonda siis resultatiivsem endiselt Orutar 4 punktiga, et on tagasihoidlikud numbrid. Orutar ründab. Aga meie õnneks tuleb nüüd punkt ja 8-18. Ja ka Ilmar Mõttus on siin 3 punkti peal, et täna kõigest 18 tõstes suutnud 3 maha lüüa, nii et protsent on 16,7. Siin on ikka ääretult väike number. Uuskülal ilusti käes ja Kivisild realiseerib Artis Saiksi tõste. Toimivad kõik asjad täna Rakverel ilusti. Kevin Saar. Virko oli ilusti serv käes. Kuid Lilles eksis nüüd tõstel. Orutar kaitses. Saiksil blokis näpud vahel ja sai Rakvere palli mängu jätta ja nüüd omakorda siis Tanel Uusküla. 28, paistab, et toimub ka vahetus, Keiro Vantsi tuleb tagasi Karl Lillese asemel. Et ei suutnud Lilles oodatud muutust tuua. Ja Kevin Saar jätkamas. Väga tugev serv, Orutar raskustes ja Ilmar Mõttus andis palli lihtsalt üle. Ja Õunpuu blokist auti. 21-8. Täna on küll võib kiita Rakvere meeskond, et väga hingestatud ja aga vaadates siis vähe põnevamaid mänge. Selver Tallinn on juhtimas 26-24. Tartu vastu ja võitis esimese game'i 1-0. Ja teistes mängudes on Osolnieki võitnud ka teise game'i Ekapilsi Lussi vastu ja juhib game'idega 2-0 siis. Ja Jelgava Taugapilsi mängus on teine game käimas, esimese võitis Jelgava. Tammelt väga hea vastuvõtt ja Kivisild lahendab rünnaku. Et Ruul läks nüüd seekord hüppelt servile, mis oli ka päris tugev, kuid Eesti koondise teine libero Rauno Tamme väga hea vastuvõtt ja Kivisillalt punkt Rakverele. Nüüd Kivisild ise servi joone taga. Orutarilt ilusti käes. Ja Priimägi vastab temporünnakust. Paistab tõesti, et ilma Kristjan Õuekallaseta on... Et Kristjan kindlasti suur tugi on, eriti vastuvõttu ja niisugune moraalse toega, et nüüd taas esimene, kuid Priimel näpud vahel. Orutar. Nüüd ja Priimägi suudab tuua punkti Järvamaale, aga pole neist punktidest enam kasu, et teine game on kindlalt Rakvere käes, et 22-11 sellist kaotusseisu ei suuda tagasi mängida. Järvan poolt vaadates tähtis lihtsalt ennast kuidagi seda kindlust saada ja leida, et vähemalt kolmandas game'is natukenegi
vastu hakata. Nüüd Alo Lengertilt ilus pallidu ära toomine kohtunike laua pealt. Kurik ja 23-11. Ja taas pilk suurde maailma, siis Liverpool on mängimas Aston Villaga juhtimas 2-0. Ja Serie A esimeses mängus AC Milan võitis Genoat 2-1. Ja tagasi E-Piima spordihallis Saiks. Keiro Vantsi mõõtus ründab plokki ja 24-11. Õundpuu pani piiri kinni ja mõõtusel ei olnudki seal selles situatsioonis muud teha, kui tunnistada vastase paremust. Nüüd oli Saiksil jalg joone peal servides. Esimene gameball ebaõnnestub Rakverel 12-24. Veel 13 punkti. Mirko Laitsi. Mängukommentaator saalis on siis positiivne, et saatis Virko servima, et veel 13 punkti ja aga piisas ainult ühest eksimusest, game läbi, teine siis ülikindlalt Rakverele 25-12 ja siirdume siit reklaamipausile. Uus Škoda Fabia röövib kogu tähelepanu. Hind alates 9990 eurost. Škoda. Simply clever. Sporta teadlikule tegijale. Nüüd on pannipitsa aeg. Telli pitsa kodulehelt www.pizzakiosk.ee. Kas sa paned kohe 2 korda päevas või? Ei, ma panen ikka mitu korda päevas. Premium 7. Tangid meil, toetad Eesti võrkpalli. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. ABC Rente. Eesti võrkpalli toetab zone.ee. Paljud restoranikundjad küsivad, mis on Eesti köögisaladus? No mis saladus seal ikka on, kui toorained õiged ja eestimaised? Olivia, puhtalt kodumaine rapsiõli. Nii, oleme tagasi E-Piima spordihallis. Rakvere on juhtimas kindlalt geimidega 2-0 Järvamaa vastu ja kohe on algamas 3. game. Tänase mängu toovad teieni Priito Järk ja Veiko Tihemets. Vaatame kiiresti ka protokolli, siis olgem ausad, Rakverel on täna kindlalt olnud mäng enda aardes ja resultatiivsed mängumehed on olnud Uusküla 9 punkti ja Saar 8 punktiga. Kivisild, Kurik ja Õundpuu on 7 punkti peal. Järvamaa meestest on resultatiivsem Orutar 5 punkti peal kõigest. Nii, aga 3. game kohe ja Roomet Priimägi servimas. No Veiko, mis sa arvad, mida meeskonna peatreener Villi Vantsi siis meestele ütles siin lühikesel time-out'il? Nii palju jälgisin natuke, mis pingil toimub, siis tundus kehakeele järgi räägiti natuke plokist ja ega ma arvan, mis siin muud täna on, et täna me ei pea nagu rääkima, mis vastane teeb, pigem on see, et enda väljaku poolel vaatama, kuidas seal oluliselt paratada rünnaku efektiivsust. Priimel nüüd väga hea kaitsemäng. Orutar. Ja plokk võrgus, esimene punkt
kolmandas skeemis Järvamaale. Hea meel on, et punkte oli, aga peab ütlema taas, et ega ei suutnud korralikku rünnakut. Ja ülepanne, et oli punkt vastas eksimusest. Kuid Roomet Priimägi tegi super kaitsemängu. Kevin Saarel nüüd väga hästi serv käes. Õunpuu ja punkt Rakverel 1-1. No Rakvere rünnak on täna olnud ladus. Kurik. 1-1 ja Kurik palli mängu panemas. Kurik. Eksib. Ja Järvamaale punkt ja 2-1. Servi ässe siis Järvamaal on 5 ja Rakverel nüüd 6. Ilmar pani pallimängu Uuskülal vastu võtt. Kevin Saar. Ja nüüd on Kevin Saar. Ja saime ploki paika ja 3-1. Ei ole täna palju plokipunkte meil olnud, et kõigest 3 Rakvere 8 vastu. Ja kui ma ei eksi, siis praegult pandigi esimest korda nüüd Kevin siis kinni, et siiamaani on mees võib-olla ise eksinud siin paar korda ka plokiga. Kuid nüüd kohe parandab oma vea Kevin Saar ja toob punkti Rakverele 2-3. Ühene plokk ei olnud probleemi sellest mööda lüüa. Tema vastuvõtt oli väga hästi käes ja Artis Saiks mängis Kevin ühe ploki vastu, kus mees võimsalt selle lahendas. Virkol serv ilusti käes. Oruter. Ja Kevin Saar. Taas, et Kevin Saar oli siin plokis hetkel. Siis plokist välja tagurdades siis astus üle keskjoone ja tõi punkti Järvamaale. Orutar. Kevin Saarelt vastuvõtt natuke ei kaugele, aga ja nüüd mees eksib rünnakul. 5-2 pluss 3 Järvamaale, et pole nii suurt eduseisu täna olnudki. Ja loodame, et see hoog nüüd püsib ja saame mängu sisse. Orutar jätkab. No Orutaril on ebastabiilne serv, aga korralik serv hetkel ja servi äss. 6-2, no super. Lõi Rauno Tamme siin pikali ja paistab, et Urmas Tali võttis selle peale kohe mõttepausi. No igatahes kolmandat game'i on alustatud hoopis teistmoodi, kui siin esimesed 2 läksid. Tundub, et kas Urmas Tali on Solaariumisse pikaks ajaks jäänud või on vererõhk tulnud, et igastahes näost täitsa punane ja võttis praegu time out'i, et ei ole praegult rahul oma meeskonnaga, et 2 kindlalt game'i on ära võetud ja praegult siis tundub, kas Järvamaa on nii palju juurde pannud või Tali sõnum on me mehed, et 3 game'i on vaja ära võita, siis on mäng läbi, et pingutame ja pigem uuesti mehed üles ergutada. Taas Orutar. Orutar täna 1 servi äss, 1 servi viga. Nii planeerib Valling. Saiks tõstab Õunpuu. Ja eksib Õunpuu. Eksib. Ka siin kommentaatori kabiinis tundus, et eksis ja nii näitavad ka kohtunikud. 7-2 Järvamaa juhtimas 5 punktiga. Orutar taas. Tugev serv. Saarel käed all. Saiks. Saar. Alolt super kaitse. Hea töö kaitses. Matsi tõstab. Anname lihtsalt palli üle nüüd. Saiks tõstab. Ruul sai küll ploki ette, kuid kahjuks jääb pall Järvamaa platsi poolele. Pall jääb ploki ja võrgu vahele. Ja suudab siis Kaupo Kivisilt 3. punkti 3. game'is tuua Rakverele 3-7. Ja Kevin Saar. Kevin Saar. On tugev serv. Mõtus ja tõeline ebaõnne sõdur täna olnud. Ilmar Mõntuse rünnakuprotsent oli enne seda löökis 14,3, et langes veel madalamale. Kahju. Ja hädasti on vaja, et kui tahame Rakverele vastu saada, siis kõik mehed ansamblis oleksid tasemel. Saar. Ruul tõstab. Aga Virka Vants tõnud palli üles.
Kevin Saar ei saanud korralikku lööki, nüüd on meie võimalus. Virko Vantsi. Kuid sein ees. Kahene plokk ees, no see oli korralik sein tõesti. 5-7. 5-punktiline eduseis on kahanenud juba 2 peale. Ja Villi Vantsi selle peale võtab omakorda aja maha. Urmas Tali 1-5 seisuga ei eksi, võttis time-out'i ja oli kohe kõvasti kasu, et vahe on mängitud -2 peale. Loodetavasti nüüd Järvamaa time-out kujuneb sama edukaks. Vaatame, Priit, siis korra, kuidas Tallinnas põnevuslahing läheb Tartu ja Selveri vahel. Esimene game 26-24 oli Selverile, kuidas teine game? Game on juhtimas Selver seisuga 17-16 Bigbank Tartu vastu. Et ka teine game punktis lähevad. Ja Jelgava Taugapils on teine game. Seis 22-24 Taugapils juhtimas. Osolnieki on 3. game'is jäänud maha taha 8-10, aga 2 esimest game'i võitis. Kevin Saar, Lalo Lengert. Raskustes ja tuleb punkt juurde taas. Punkt ja Kevin Saar on noos praegu siin serviga, et sisuliselt lõi servi ässa. Ja vahe kõigest 1 punkt alles jäänud. Saar jätkab servimist, tuleb taas tugev. Kui nüüd läheb serv pikaks õnneks ja saame 8-6. Minna esimesele tehnilise time-outile 3. game'is Järvamaa eduseisul. Sparta, teadlikule tegijale. Nüüd on pannipitsa aeg. Telli pitsa kodulehelt www.pitsakiosk.ee. Ma olen alati öelnud, et sa oled see, mida sa sööd. Huvitav, miks need minu salatid küll alati nii ilusad, värskusest pakatavad ja maitsvad on? Olivia, puhtalt kodumaine rapsiõli. Aitäh, tüdrukud. 8-6. Nii, lühikene tehniline time-out on läbi, mehed tulevad tagasi platsile. Seisul 8-6, Järvamaa on juhtimas. No loodame, et Rakvere ei ole nüüd oma mängumootorit nii tugevalt käima saanud, et taas triivib eest ära. Edasi Järvamaa on juhtimas 2 punktiga. Ruul, Kevin Saar, Saiks ja eksib. Uusküla eksib rünnakul ja 9-6. Martin Ruul taas servijoone taga. Tamme, Saiks, Uusküla. Nüüd plokist auti. Oli küll ilusti jälle plokk ees, kuid suutis ründaja üle mängida hetkel. Rauno Tamme oli ka julgestamas ja olukorda kontrollimas, kui oleks pall väljaku piiris läinud, oleks mehel ka käed all olnud. Kivisillalt serguid. Virko Vantsi ründab ja seda korda ei suutnud kaitse ennast korralikult ette saada ja punktu Järvamaale 10-7. Vaikselt hakkavad jah mängijad mängu sisse saama Järvamaa poole pealt, aga hädasti oleks nüüd vaja veel Ilmari panust ka juurde. Saarel nüüd väga hästi serv käes. Ja taas Uusküla. Blokist auti tundub, et Roomet Priime käte vahelt läks see. Saiks servimas. 8-10. Ka täna päris palju pahandust servijoone tagameest teinud. Alol nüüd väga hästi käes. Orutar. Kuid plokk võrgus ja tuleb 11. punkt Järvamaale juurde. 11-8.
ja eksib. Läks pikaks servi, jah? 9-11, et kolmas game on olnud üsna tasavägine. Aga peab tunnistama, et ega mõlemalt poolt on olnud ka hulgaliselt tehnilist praaki. Uusküla. Oruter. Tõste, Oruter ründab, kahene plokk ees ja plokist auto. 12-9. Rünnakul kiita, et mees on täna seda vankrit vedanud. Ja, et Richard Oruteri 9 punkt ja rünnaku protsent tõusis ka üle 50. Tema on vist ainuke, kes täna võib öelda, et rünnakul saab hakkama nii nagu peab ja mehest väljas. Priimägi, Kevin Saar, Saiks, Kevin Saar ründab. Ja plokist auti. Tegemist oli siis Saare 11 punktiga. Rakvere poole pealt, et Järvamaa on saanud nüüd servi nii palju tööle, et Artis Saiks peab tõsteid sooritama väljaspool 3 punkti või 3 tsooni, aga siiamaani on ründajad kõik edukad lahendanud, kui nüüd Martin Ruulit ilus rünnak. 13-10. Pikalt nüüd see 3-punktine vahe püsinud, et hädasti oleks vaja hakata seda suurendama. No ja kui see 3-punktiline edumaa siis püsiks Game'i lõpuni, siis on kõik väga hästi, jah. Õunpuu ja seda korda resultatiivselt. Õunpuu 9 punkt. Jäi plokk väga hiljaks, et Oruter läks keskele appi ja jäi enda mehe juurde hiljaks ja takistas ka Martini Ruuli minekut, nii et ei olnud Õunpuu praegult. Andris Õunpuu Trossist tuleb meie platsi poolele. Ründame. Ja ei suuda Rakvere päästa seda ja 14-11, et see maagiline 3 punkti nüüd püsib meie poolt vaadatuna ja see on ainult hea. Richard Oruter. Oruteril on täna kirjas 1 servi eksimus, 1 servi äss. No loodame, et tuleb 1 äss juurde kohe. Tugev serv. Uusküla ilusti käes. Ja Saar nüüd. Saar ründab. Keiro Vants saab küll käed ette, aga mitte piisavalt hästi, et suunata see Rakvere palliplatsi poolele. Ja Artis Saiks jälle hästi mängis oma ründaja 1 ploki vastu. Kevin Saar nüüd ise uuesti servijoone taga. No eelmine kord sai kohe päris mitu servi jutti, aga nüüd eksib kohe 15-12. Ja et eelmine see game'i alguse vahe just Kevin Saare serviseeria järel väiksemaks mängiti, kuid jah, seekord Järvamaa õnneks mees eksib kohe esimesel katsel. Nüüd vaadates Saare tänast esitlust, siis 4 servi viga. Martin Ruul, Tamme nüüd natuke raskustes. Ja Uusküla 12 punkt. Ei saa täna kuidagi, jah, Rakvere nurgamehi pidurdada rünnakul. Et jah, nii nagu mainitud, siis nii Uusküla kui Saar on täna väga hästi seal rünnanud. Ja mõlemad ka meeskonna resultatiivsemad 12 punktiga. Kuid Kaupaskiviselt teeb järjekordse vea servijoone taga Rakvere poole pealt ja 16-13. Teine tehniline timeout Järvamaa poolt vaadates. Unibetis saad aastas vaadata enam kui 30 000 mängu otseülekannet, seda isegi mobiilis ja tahvelarvutis. Lisaks anname uutele mängijatele kuni 100 eurot boonust ja tasuta keerutusi. Unibet, mängijatelt mängijatele. Kredit24 toetab Eesti võrkpalli. Aitäh, tüdrukud. 16-13 kolmandas skeemis Järvamaa võrkpalliklubi juhtimisel. Tere tulemast tagasi Paidesse. Järvamaa võistkond on mängimas Rakverega. Esimesed 2 game'i on Rakvere võitnud 2-0.
mehed hakkab kohe mängima, enne seda lasti natuke motiveerivat muusikat siit Limp Bizkiti poolt. Tamme raskustes. Saiks Uusküla. Alo ilusti kaitses käes. Ikka Vantsi ründab ja ründab nii edukalt, et toob punkti 17-13. Kevin Saare kätest lendab pall Rauno Tammele näkku, aga paistab, et ei ole hullu, et mees on kohe püsti ja mängib edasi. +4 Järvamaale. Ütles Saarele, et aitäh sõbrapäeva kingi eest. Ja Kiiro. Õunpuu. Ja siit on sauti ja näitab õnneks kohtunik seda. 18-13 +5 Järvamaale ja Urmas Tali võtab järjekordse mõttepausi. Ja kasutab oma teise mõttepausi 3. game'is. Et nüüd on niisugune see pikalt 3-punktiline Järvamaa edu suudetud nüüd 5-punktiliseks hetkel mängida, et ainult positiivne. Kui vaadates siin statistikat, see just servid paistavad silma, et 10 servi eksimust on teinud Rakvere, et toonud hulgaliselt punkti Järvamaale. Rünnakuprotsent on endiselt meil kõigis 31,9, Rakvere 51,9, et siin on küll edu. Vastuvõtt on üsna võrne, et ühel 65 ja teise 64%. Vastuvõtu number on jah niisugune, et ütleme, millega saab juba mängida, et kindlasti võiks ta veel parem olla, aga niisugune enam-vähem, aga rünnakuprotsent on endiselt jah madal Järvamaa poole pealt vaadates. Tammel nüüd väga hästi käes. Saar ründab. On plokk ees. Järvamaale 19-13, et paistab, et 3. game oleme suutnud selle laua ümber pöörata ja üsna kindlalt esitlus hakkab juba tulema meie poolt välja, et enesekindlus on leitud. Kiire vaade siis ka kõrvalmängule, siis ka teise game'i võitis Selveri Tallinn Tartu vastu 25-23 ja juhib game'ide 2-0. Uusküla ja plokk ees, Mõttus Priimägi +7 Järvamaale. Nüüd sai toimima jah ploki, et oleme palju kiitnud täna Rakvere nurgamehi, kuid vähemalt selles olukorras korraks sai nüüd hoogu pidurdatud ja toimub siis Rakvere poole pealt sidemängijate vahetus, kui Ardis Saiks võetakse puhkama ja tuleb platsile ei keegi muu kui Bobby Pokker. Võru taustaga mängumees. Keira Vantsi. Tamme raskustes. Nii üritas kohe anitada, aga ei õnnestu palli maha saada. Uusküla. Ja läheb outi, Uusküla rünnak. Ja 21-13, 8 punkti vahe. No peab ütlema, et tõesti game'id on nagu öö ja päev siin, et tahtsin just öelda jah, et kui siiamaani on Rakvere lustinud teinud, mis tahtnud ja välja tulnud kõik, siis hetkel on ka Rakvere poole peal asjad natuke nüüd kõikuma hakanud. Mõõtust lükkub Anname palli nüüd üle. lihtsa palli jah, ei mõistnud. Bobby Pokker tõstab. Ja Uusküla toob punkti Rakverel 14-21. Nii, Pokker Bobby. Jah, ja äsja vahetusest mängu sekkunud Rakvere sidemängija Bobby Pokker servi joone taga. Orutal nüüd raskustes. Vantsi päästab, suudame palli üle toimetada, aga nüüd võimalus Rakvere rünnata. Kevin Saar ei saanud löögile, aga piisavalt hästi anitab ja punkt Rakverele taas. 21-15. Ohumärk on see, et lastakse jälle Rakverel mängu sisse tagasi tulla, et üks asi on see game, mis on vaja kindlasti Järvamaal ära võita, et mäng pikeneks. Orutar raskustes vastuvõtuga taas. Mõõtus toimetab palli üle. Tamme, Pokker, Õunpuu, kahene plokk ees, Rakvere saab uuesti rünnata. Saar tõstab, Uusküla ja Mõõtus. Mõõtus võimetu kaitses Uusküla löögi vastu ja 16 punkti Rakverele vabandust juba ja Villi Vantsi nüüd kohe sellele reageerib ja võtab time-out'i. Jah, et 3 punkti järjest saanud Rakvere. Paistab, et siin sidemängija vahetus on elavdanud natukene Rakvere mängu.
Jah, kuid pigem on Järvamaa hetkel ise initsiatiivi käest ära andnud, et ei ole suudetud pall piisavalt hästi vastu võtta ja rünnakuks toimetada. Et midagi imet pole uus sidemängija teinud, kuid jah, nii palju see on muutust toonud, et punktid on tulema hakanud. Nii ja meie lähikonkurent Daugavpilsi Universitate, kes mängib siin Jelgavaga, kaotas ka teise game'i ja seda väga pingeliselt 27-29. Ovi Pokker. Alol nüüd väga hästi käes. Ja Priimägi. Realiseerib nüüd õnneks. 22-16. Järvamaa poole pealt väikene mõõn, mis oli tulnud, siis sai mõõneks siit üle ja nüüd Karl Illes siis oleme harjunud nägema, tuleb servima Ilmar Mõtuse asemel, siis seekord tuleb ja vahetab Virko Vantsi välja. Kuigi tuleb tunnistada, et ega Karl Illes täna üleliia enesekindel pole olnud, see kaks servi viga. Loodame, et nüüd on kolm ei ole kohtuseadus tema jaoks, aga kohtuseadusest ei pääse keegi. No ei saa öelda, et Villi Vantsi poolt just kõige parem vahetus. Jah, ja on see nüüd jah nõutu natuke, aga see punkt on kahjuks läinud. Tuleb nüüd järgmisele keskenduda ja palli paneb mängu Tanel Uusküla. Orutar raskustes, pall kohe üle Rakvere poolele. Ja Kurik toob siin punkti 18-22, et jah, Pokker tõstis ilusasti tempo rünnakusse. Jah, ja ei ole enam see vahe nii suur ja kindel, et game'i lõpus on praegu Rakvere jõuliselt lähemale tulnud. Hetkeks oli ju lausa 8 punkti vahe. Millest on siis hetkeks pool alles jäänud. Nüüd on Orutaril serv käes. Orutar ründab. Ja tuleb ikkagi plokipunkt Rakverele. Meie mehed siin vaatasid palli pika pilu ja lootsid, et kukub auti, aga ei. Ja -3 kõigest ja trummipõrimist te kuulete, see pole keegi muu kui keskkonnaminister Marko Pomerants on siin peksmas seda trummi. Alo Lengertil nüüd ilusti käes ja Orutar uuesti. Ja nüüd ei eksi mees, toob 23. punkti Järvamaale, väga vajalik punkt ja tuleb raskelt. Oli pikk mõõn siin, et seda oli hädasti vaja, 23-19. Ja taas oli ka Rakvere blokil käed vahel, aga seekord siis Rauno Tamme ei suutnud palli tagasi väljakule tuua. Raskelt tulevad game'i lõpus Järvamaale need punktid. Priimägi, Saar, Tõste, Õunpuu. Nüüd oli Keiro ilusti kaitses, kuid pall üle toimetatud, suuda rünnakut Järvamaa teha. Aga meie Õunpuu eksib niimoodi kohutavalt ja kohe saab siin. Et lihtne pall tuli üle ja tahtis sidemängijale. Ja tänase päeva esimene gamepall Järvamaa võistkonnale, 24-19, kolmas game. Romet Priimägi, 36 aastat turjal. Uuskülalt ilus vastuvõtt ja temporünnaku lahetab Kurik. 20-24. Ja Kurik ise ka kohe servijoone taga. No Kurikul on täna tegelikult kirjas juba 9 punkti ja neist 4 on tulnud plokipunktid. Orutar ründab ja Kurikul hea töö kaitses. Rakvere suudab palli üle toimetada. Tõste, Orutar ründab ja ründab ebatäpselt. Ja tuleb punkt 21. 21-24. Rakverele. Oli hea võimalus Järvamaal see game enda kasuks ära lõpetada, kui Orutaril hetkel 11 punkti kirjas ja rünnakuprotsent 50. Kurik. Kuid õnneks Kurik eksib ise ja 25. Ja kolmanda game'i võidab Järvamaa, jah, 25-21 ja game'idega 1-2 oleme tagasi, aga kohe läheb 4. game ja loodetavasti jätkame sama hooga. Kohtumiseni! Naabriproua käis uurimas, kuidas mina oma hoidiseid teen, et mul tuleb alati hästi välja. Mis nõu mina tal ikka anda oskan? Alati ühtmoodi tehtud. Olivia, puhtalt kodumaine rapsiõli.
kas sa paned kohe 2 korda päevas või? Ei, ma panen ikka mitu korda päevas. Premium 7. Tangid meil, toetad Eesti võrkpalli. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. Eesti võrkpalli toetab zone.ee. Sparta, teadlikule tegijale. Uus Škoda Superb ei ole facelift, see on uuesti sünd. Uus Škoda Superb kasvas kõiges, välja arvatud hinnas. Uus Škoda Superb on kohal hinnaga alates 17 990 eurot. Škoda, simply clever. Nüüd on pannipitsa aeg. Telli pitsa kodulehelt www.pizzakiosk.ee. Oleme tagasi Paide Seebiima spordihallis. 3 geimi on mängitud, Järvamaa on kaotusseisus 1-2 geimidega. Aga no rõõmus märk on see, et viimane geim võideti. Senine on niisugune ebaõnnestunud mäng on suudetud ümber pöörata ja ka rünnak on natukene paremaks läinud. Või mis natukene, märgatavalt paremaks. Aga eks siin 3. geemis oli natukene ka Rakvere aitas siin kaasa, et tuli neil hulgaliselt servivigu, et kokku on nad teinud 11 serviviga. Kuid nüüd 4. geim ja Rakvere poolt paneb pallimängu Hendrik Kurik. jalg joonel. Ja punkt Järvamaale. No tegelikult täna on väga palju niisuguseid tehnilist praaki vilistatud mõlemale ja tegelikult rohkem Rakverele on jalg joonel olnud, on siin jalg üle keskjoone olnud. Jah, päris mitmeid korras võrgus plokk olnud ja aga jah, niisugused huvitavad on täna jah, et see ei olnud nagu esimene kord, kui servides jalg joonel. Kevin Saarel nüüd ilusti serv käes ja Kaupo Kivisild. Tundus, et lausa tühja võrgu pealt saab, vaatame kordusest. Ja nii on, et see võib see esimese tempo rünnaku teha. Ja nagu näha, siis Bobby Pokker on välja võetud ja tagasi platsil on vanameister Saiks. Juba 30 aastat vana. Alo Lengertil ilusti käes. Orutar. Tahasin just öelda, et ennem juba oli näha siin nagu rünnakus, et ei Orutar raskes olukord, et ei olnud Keiro Vantsil õnnestunud tõsta praegult ja läheb Rakvere nüüd 4. geimis ise juhtima. 2-1. Tähtis jah nüüd see geimi algus siin 10 küünega kinni hoida, et ei saa Rakvere omale eduseisu sisse, aga õnneks jälle Andri Soundpuu ise aitab sellega kaasa servipeaga ja 2-2. On see nüüd jah, siis geimi algus ma arvan murrangulise tähtsusega, et kump jõuab siin, saab initsiatiivi haarata, siis Orutar on tugev serv. Kuid Saarel väga hästi käes. Saar ise ründab, 2. plokk. Rakvere kaitses tegutseb hästi, Saiks ründab. Orutar kaitses. Tõeste mõtus. Ja on meestele tiimist lahti endiselt. Ei ole midagi öelda, et kõik need pallid, mis mõtusele on suunatud, need ebaõnnestuvad ja et rünnaku protsent oli praegu 13,6 ja langeb nüüd veelgi ja tõsted on siis koos sellega 23 talle tehtud. Kevin Saar.
Alo Lengertil väga hästi käes. Orutar ja Paip. 3-3. Väga hästi õnnestunud praegult ja klappis tõsta väga hästi Keiro Vantsil ja Richard Orutaril. Ilus oli seda vaadata. 3-3. Ja et mitte ainult tänases mängus, vaid üldse hooaja jooksul on siin Järvamaa esitluses neid paipe olnud üsna vähe. Ruulilt serv nüüd Tammel hästi küll käes. Ja taas Kivisilt suudab Järvamaa plokki üle mängida ja 4. punkti tuua Rakverele. Et täna on jah nagu Järvamaal rünnaku osakonnas just hädasti Orutarile tuge vaja, et mees siin suuresti üksinda veab seda rünnakuvankrit. Orutar nüüd vastuvõtul, natukene raskustes. Virko Vantsi. Kevin Saar toimetab palli üle. Ja Alo Lengert. Virko Vantsi ründab. Plokk ees, saame uue rünnaku võimaluse. Mõõtus tõstab. Virko Vantsi ja on edukas. 4-4. See oli jah tähtis praegult. Mitu korda oli pall ühel pool teisel pool käinud ja see kontrapall Järvamaale kallutada oli väga tähtis. 4-4. Ja Keiro Vantsi servi joone taga palli mängu panemas. Planeeri palling Tamme peale. Väga hästi käes taas kord. Uusküla. Ja ei ole võimalust siin. 5-4. Tamme ideaalne servi vastuvõtt jälle. Ja eeldus Ardis Saiksil võrk puhtaks mängida, et ja kiire tõste ja ühe ploki vastu ei tekkinud siis Tanel Uuskülal raskusi punkti toomisega. Saiks. Vantsi, Virko ründab. Ja suudab tuua. 5-5. No igatahes 4. game on olnud tõeline punkti mäng, et korda mööda saadakse punkte. Virko Vantsi servimas. Tammel taas väga hästi käes. Ja Kurik, temporünnak. Aga joonekohtunik näitab, et oli audis ja Virko Vantsi ütleb ka, et tema ei puutunud. Aga ei. Peakohtunik oma otsust ei muuda ja 6-5. Punkti Rakverele. Lengertil ilusti käes, Priimägi nüüd vajutab. Ja Priimäge punkt. Priimäe täna 8. punkt. Neist 4 on olnud plokipunktid, et Priimägi on olnud ülesannete kõrgusel. Ja tõmbab ennast ka praegult siin vihaga käima, et nii lüüakse neid punkte maha. Siis ei ole kahtlust kellegi, kas see on sees või väljas. Ja mees ise servi joone taga. Planeeri palling. Saarel käes. Saar ründab, kahene plokk ja taas plokist auti. Vaadates Kevin Saare jooks oli see 14. punkt, et aga rünnakuprotsent on tal 41,4. Noh, nüüd tõusis natukene. Et siiamaani jah, pole mehele rünnakul niivõrd palju muret valmistanud vastaste plokku ja enda eksimused. Keiro Vantsi. Taas täiesti ebaõnnestunud tõste. Saiks. Ja töö kaitses Alo Lengerti poolt. Orutar. Jätab palli mängu. Ja natuke ebakõla siin, et Ilmar Mõttus pani käed alla, kui Keiro Vantsi oleks saanud paremini seda palli. Ja 8. punkt sellega Rakverele nüüd on suutnud väikse vahe sisse teha, kuid siirdume meie siit lühikesele tehnilisele timeoutile. Uus Škoda Superb ei ole facelift, see on uuesti sünd. Uus Škoda Superb kasvas kõiges, välja arvatud hinnas. Uus Škoda Superb on kohal hinnaga alates 17 990 €. Škoda. Simply clever. Aitäh tüdrukud. 6-8 4. skeemis.
nii, oleme tagasi E-Piima spordihallis. 4. game jätkub. Kurik. Vantsi Orutar ründab ja ründab auti ikkagi, jah. ta oli natuke läks kiireks olukord, et tal oli vastuvõtt ja Keiro pani veel kiire tõste, et ei olnud kõige parem see, kuid jah, nüüd on vaja Järvamaal kiiresti ennast kokku võtta, et vahe on juba 3 punkti ja tähtis hetk praegu on siin. Kurik. Ja nüüd saab Virko Vantsi rünnata 6 pealt ja toob punkti Järvamaale 7-9. jah, et kui ennem mõned punktid tagasi nägime kombinatsiooni Paip 6 pealt Orutari esituses, siis nüüd Virko Vantsi tegi sama. Õunpuu toob järjekordse bloki Rakverele. Ei olnud kõige lihtsam olukord, kuid... Aga ühene blokk oli kõigest ja suutis sellest mööda lüüa. 10-7. No on see 3-punktiline edu nüüd Rakverel kätte võideldud. Alol serv käes. Orutar ründab, 2 blokk, aga nüüd blokist auti ja 8-10. jah, tubli Richard. Et tahtsin ka just öelda, et Richard Orutar on täna võib-olla ära võistkonnas kõige silmapaistav olnud, et 13 punkti toonud ja servidel on olnud tegelikult väga tugeva serviga, et vastastele probleeme. Kuid nüüd kahjuks kohe hakkasime kiitma, siis tuli eksimus sisse. Rohkem ei kiida. jah, kui mäng läbi, siis saame teha ja vaadata siis, kes kuidas jäi, aga silma ta tõesti enam paistnud ja täna peab seda vankrit siin suuresti enda õlul kandma. Kevin Saar, Alo Engert, Virko Vantsi. See oli võimas. Ja 9-11. See on ilus praegu ja loodetavasti on nüüd see punkt annab nüüd lisaenergiat, et võtta siin nüüd see väikene 2-punktine vahe tagasi. No Martin Ruulil on Arsenalis mõlemad, aga praegu ta planeerib Palling. Uusküla. Ja punkt suudab Rakverele, taas realiseerida 12-9, tõste, mis talle ette antakse. Et ei olnud nüüd hirmus kõva latakas, kuid piisavalt tugev ja täpne, et järjekordne punkt Rakverele tuua. Uusküla on ka meeskonna kõige rohkem punkte toonud, et 17 punkti kirjas. Ja Virko Vantsi ründab, kuid paistab, et Saiksi käed olid need, mis siis tõid Rakverele plokipunkti. Ja temporündaja ei jõudnud kõrvale, kuid Saiks üksinda suutis Virko üle mängida. Ja 13-9. Planeerib Palling. Tõste Priimägi ja toob punkti. 10-13. Oli jah natuke pall madalaks jäänud, kuid Priimägi kogemusega suutis siin Kuriko käte kõrval punkti ära tuua ikka. Ja Priime 9 punkt täna. Keiro Vantsi sein rühmas. Tamme, väga hästi käes. Ja Kevin Saar tuleb, kuid paistab, et oli plokipunkt ikka, et ei läinud trossi. Vaatame jah, kordusest võis ka olla niisugune tross kahe vahel, aga mis kõige tähtsam, ikkagi punkt Järvamaale. Ja plokk luges ka praegu väga hästi, et ega ei olnud Kevinil siin väga kuhugi lüüa, et 3 plokki oli ees. No nii oleks vaja veel 1 punkt ammustada. Kevin Saar, Saiks, Uusküla ründab. Plokist auti. On nüüd olnud jah, et kui esimeses 2 game'is ei silma niisugune Kevin Saare suur resultatiivsus ja rünnak, siis praegult hakkab nagu Uusküla poole see minema, et päris tihti on mees aktsioonis ja siiamaani ka see game väga edukalt. Alal nüüd ilusti serv käes. Keiro Vantsi, Orutar ja... Õnnega pooleks tuli taas Paibi kombinatsioon, kuid... Oli pisut ka õnne, et lõi tugevalt trossi, aga kukkus trossist ikkagi Rakvere platsi poolele. No vahe 2 punkti. No 4. game on pingeline jätkuvalt. Uusküla oli ilusti käes. Saiks tõstab, Uusküla ründab, Orutar üheses blokis. Rakvere saab edasi rünnata.
Õunpuu 3. plokk ja ai, plokist läheb napilt out'i. Oli tegelikult korralikult ees. Oli korralikult mõttuse plokk käed olid need, kus... Aga ei suutnud nii palju võrgu kohal oma käsi siis korrigeerida, et pall kukuks väljaku piiridesse. +3 Rakverele. Uusküla ise servimas. Tugev serv. Ja... Rinda ja 16. punkt kahjuks oli pall vist out'i minemas, aga oli serv nii palju tugev, et Alo ei suutnud reageerida eest ära tulla. Aga siirdume siit selle lühiksele tehnilisel time-out'ile. Sparta, teadlikule tegijale. Nüüd on pannipitsa aeg. Telli pitsa kodulehelt www.pizzakiosk.ee. Meil on emmega siin uhke pannkoogivabrik. Meil on omad nipid, emme teeb taigre, mina küpsetan. Need on maailma kõige nämmamad pannkoogid. Olivia, puhtalt kodumaine rapsieli. Tere tulemast tagasi. Järvamaa mängimas Rakvere võrkpalliklubiga ja Rakvere võrkpalliklubi on juhtimas 4 punktiga. 4 punktiga 4. game'is ja eduseisul game'idega siis 2-1. Uusküla ja eksib, meie õnneks eksib ja Rakvere siis 14. servi viga täna. Jah, oli just eelmise ennem tehnilist time-out'i Uusküla ässaga pannud, kuid õnneks peale väikest pausi tuli viga sisse Järvamaa poole pealt vaadates õnneks, et kuid nüüd Roomet. Ja tuli soe pall. Saiksid tuleb jah soe pall. Raskustes ja tuli väga vajalik 14. punkt. No taas 2 punkti peale saanud siin, et kui korraks oli juba 4 punkti siis. Ja, et hädasti oleks vaja see vahe kiiresti tagasi mängida. Priimägi planeerib valik, no tõenäoliselt Saare peale. 5. game'i näha. Saiks. Saar ründab, aga... Oli nii plokk ees kui paistab, et ennem jah, et oli puutus siin Saiks. Teisel pool Rossi palli kohtunik näitas, et oli üle pall. Ja minimaalne vahe siis 1 punkt. No suurepärane. Initsiatiiv on Järvamaa käes praegu. Saar ründab, plokk ees ja jõudnud jah, et Saar siin võttis vastu ja läks kohe rünnakule üsna kiirustades ja plokk sai ilusasti ette. Ja Urmas Talli kohe aeg maha võtta, kord siis tema käes. No vaatan korraks protokolli siis Järvamaa meestest Richard Orutaril 14 punkti, Roomet Priimägi on 10 punkti peal ja Virka Mantsi 9 peal. Ilmar Mõtus täna diagonaalmängijana kõigis 3 peal. See on jah, praegu, kes ikka ansamblist on kõvasti maha ja on Ilmar jah, et kui terve mängu peale 4 game'i, 3,5 game'i mängitud ja 3 punkti toon, siis see on ikka diagonaalründe kohta äärmiselt vähe, kuid loodame, et mees leiab siis, ütleme siis otsustavatel õigetel hetkedel. Ja vaadates siis ka plokipunkte, et täna on Järvamaal 8 plokipunkti, Rakvere 12 vastu, et tegelikult ka plokis oleks üht-teist siin veel parandada. Roomet Priimägi, kes on servimas, on 8-5 plokipunkti enda nimele saanud. Palling Tamme peale, raskustes vastuvõtuga. Ja tuleb lihtne pall Järvamaa poole, et see oleks vaja kindlasti nüüd edukalt. Priimägi tõste, Orutar ründab. Väga hea kaitse Saiksilt. Saar. Ja nüüd lõi piki piiri palli maha. Kevin Saarelt tegelikult korralik esitlus, et 2 plokk ees, aga piki piiri ja Keiro Vantsi ei saanud käsi alla. Kahju praegult Järvamaa poole pealt vaadates jah, et oli hea serviga pandud alus siin, et võiks ise kontrast punkti tuua, kuid suurepärane kaitse Artis Saiksi poolt. Kurik. Ja Kurik eksib. Ja ma võtan korraks lahti ja Kurikul 5 servi eksimus, et päris kõvasti ühe mehe kohta. Ja ei saa kindlasti mees olla rahul täna oma tööga servijoone taga, kui rünnakul ja plokis on mees hästi hakkama saanud, siis seal on jah
kuid nüüd Õunpuu mängiti 18-17, no on nüüd jälle pea tühja võrgu peale, ikka Orutar jah jõudis sinna kordus vaadata, aga oli suhteliselt lihtne olukord praegult Õunpuul. Rakvere taas siis 1-punktiline eduseis, 18-17. planeeripalling, Pirko Vantsi tõste, Orutar, kahene plokk ees. Ja suudab mees, Orutar taas, ei taha küll kiita ega midagi öelda, aga ta on täna väga hästi saanud rünnakul hakkama, et taas ei olnud lihtne olukord ja polnud ka Keirol kuhugi mujal väga tõsta, mis tegi olukorra sellest raskeks, et Rakvere sai korraliku ploki sinna ehitada, kuid noor mängumees lahendas taas väga edukalt selle. Orutar ründab. Ja serv. Õunpuu, ai. Jälle oli Õunpuul ka pisut õnne, et läks lööma, ei olnud taas tugev, kuid Keiro Vants ei suutnud õige koha peal kaitses olla ja tema kätesse pall siis välja lendas, et taas oleks olnud hea koht punkt endale võtta. Kevin Saar, no on hea serv mehel. Orutar raskustes vastuvõtuga, Rakvere saab rünnata. Uusküla. Nüüd on ilusti plokk ees. Vantsi tõstab. Mõtus. Saame uue rünnaku. Pirko Vantsile. Ebamugav positsioon ja lööb auti, et Virko küll siin appelleerib, et luukus ploki latva, aga kohtunikud ei võta seda kuulda ja Villi Vantsi võtab lühikese mõttepausi nüüd selle peale, 20-18, no olukord on keeruline. 2 väga tähtsat punkti nüüd kukkusid Rakvere poole peale. Et jah, et ka Ilmar Mõttus siin ei ole tänase 4 game'i jooksul ennast kuidagi käima saanud, et rünnakuprotsent on 13 ja ka praegu läks ta plokki, et õnneks küll suutis kaitsepalli üles tuua. Jah, et oli ilusti kaitses mängitud ja Rakvere esimene rünnak maha pidurdatud, kuid jah, ei suutnud jälle kontrapall ise maha lüüa ja karistus oli selles mõttes kiire tulema, et viigiseisu asemel on nüüd tablool 2-punktiline kaotusseis ja seda nii otsustavas faasis, kui game'i lõpp on. Ja olgem ausad, see võib olla ka Järvamaa jaoks mängu lõpp, et on väga otsustavad punktid meie jaoks, et on kätte jõudnud, et kui tahame täna 5 game'i näha, siis on vaja sellest pallivahetusest kindlasti Järvamaale punkti. Keiro Vantsi. Nüüd pidurdati Martin Ruuli rünnak. Uusküla. Ja Uusküla toob Rakverele punkti ja vahe on 3 juba. Jah, oli Järvamaa poole pealt ilus temporünnak, kuid väga hästi tegutses blokis Kaupo Kivisild. Ja Villi Vantsi teistkordselt kohe võtab aja maha. Ega siin rohkem pole neid aegu kuhugil jätta, et muutus on vaja kiiresti ja kohe tuua, muidu läheb juba Rakvere püüdmatusse kaugusesse. Ja praegu see eduseis, mis Rakvere on tulnud, on taas tingitud eelkõige sellest, et ei suuda Järvamaa oma rünnakuid realiseerida. Praegu serv on olnud enam-vähem okeilt käes ja ütleme ka vastaste rünnakud on suudetud pidurdada nii, et saaks uuesti rünnata, aga ei suudeta palli maha lüüa. Kevin Saar, 4. serv järjest. Järvamaal ka mõlemad time-outid siis kasutatud, see game rohkem võimalust aega maha võtta ei ole. Urmas Talil veel üks võimalus on, kui selleks peaks vajadus tekkima. Alol nüüd ilusti käes. Pirko Vantsi. Ja on plokis kinni. Vahe on kärisenud 4 punktile lausa. Ja praegu oli ka, et ei tea, kas siis tõsta ei klappinud nii nagu vaja on, aga ei läinud Virkoga kõvat lööki tegema, et niisugune koks läks ja kiirelt ta tagasi tuli. Kahjuks Järvamaa väljaku poolele. Kevin Saar, korralik paneb väga hea servi ja nüüd suudab blokeerida siis sidemängija, Rakvere sidemängija rünnaku. Pirko Vantsi, kahenes. Ja nüüd õnneks suudetakse realiseerida lõpuks. 19-22, et väga raskelt tulnud punkt, et kui servi vastuvõtt Orutaril ebaõnnestus ja läks kohe Rakvere poolele ja Artis Saiks sai üle, tuleb palli kohe rünnata, siis õnneks Keiro Vantsi suutis seda blokeerida ja anda siis võimalus Järvamaal vahe vähendada 3-le. Martin Ruul. Tamme, Saiks, Uusküla ja eksib. Ei, tundus siit kommentaatori kabiinist, et lõi välja, aga kirurgi täpsusega piiri kõrvale. Oi, jah, isegi meetri sisse tegelikult poole. Täitsa sees, et
targalt mängitud, ei läinud kõvasti mees paugutama, nägi tühja kohta ja 23-19 Kivisild, planeerib Alling. Tõste, Virko Vantsi ründab ja ründab auti, kuid õnneks alumine kohtunik näeb Rakvere ploki võrgu puudet ja saab ikka Järvamaa punkti endale. 23-20, -3. Oleks juba olnud üli keeruline seis 24-19, kuid õnneks seda ei ole. Aga mis ei tähenda, et olukord hetkel lihtne oleks. 3 punkti ja... Tamme. Tõste, Uusküla ründab. Orutar. Saame kaitses käed alla. Orutar ründab. Suudame palli üle toimetada, no väga raskes positsioonist. Uusküla. Taas kaitses hea töö. No tuleks nüüd rünnak välja. Virko Vantsi, aga ei. Blokk oli ikkagi Rakverel siin mitu korda suurepäraselt paigas ja nii Orutar kui Virko Vantsi sinna blokki ja lõpuks ka punkt Rakverele ja tänase mängu esimene matšpall on Rakverel 24-20 ja neid matšpalle võib tulla siin veel kodumisi, kui kohe ära ei realiseerita. Saiks. Rakvere meeskonna siis põhisidemängija Artis Saiks panemas esimest matšpalli mängu. Ja eksib. 21-24. Ja jättis veel Järvamaa ellu. Virko Vantsi kord. Panna pall mängu. Tugev serv Tamme. Ilusti Tammel käes. Rünnak ja resultatiivne rünnak ja 25-21 on Rakvere võitnud tänase mängugeimidega 3-1. Jah, täname kõiki vaatamast, püsige lainel. Priit läheb alla peatreenerit juurde, võtab mängujärgsed kommentaarid. Saame vahetult siis kuulda, mis peatreenerid pärast mängu arvavad ja mis emotsioonid sisse jäid, aga selleks aastaks 100 liiga põhiturniirilt siis Paidest E-Beam spordihallist kõik, et see oli meie viimane kodumäng sellel hooajal, edasi on jäänud pidada veel 3 mängu, järgmine pühapäev Tallinnas Selveriga ja kuu viimasel nädalavahetusel Peater Urmas Tali. Mõni hetkel läheb aega, et tahtis Rakvere võrkpalliklubi Urmas Taliga intervjuud, kuid ennem mäng ära lõpetada ja siis on ta valmis ka intervjuuks ja sammub nüüd Priidur tagasi. Et aitäh veel kord minu poolt ja sõna Priidule ja Urmas Talile. Rakvere peatreener Urmas Tali, et tänane mäng oli tõusude mõõnadega, 3-1 võit, kuidas esimesed kommentaarid on? No oligi tõusude mõõnadega, et esimesed 2 geimi meie suutsime nagu selles mõttes nagu keskenduda rohkem selle liigale pallile nii nagu pidi ja kolmandas tekkis selline väike ärakukkumine või mis iganes selle nimi on ja tähelepanu hajus ja Järvamaa võttis omad võimalused ja 4. geim oli siuke võrdne mäng, et meil siuksed geimi lõpu õnnestumised võib-olla rünnakul ja see meile võidu tõi. Mängijatest tõstaksid kedagi esile ka või? Noh, meil ei ole praegu midagi esile tõsta, et selles mõttes, et ega ei saanud nii hästi asjadega hakkama, et võiks kedagi kiita, et võitsime küll, aga noh, on veel ruumi. Vaadates nüüd hooajal edasi, et hetkel olete 8. kohal ja play-offis kinni, et mis on edasised eesmärgid? No edasised eesmärgid on siin veel 4 mängu mängida, maksimumpunkti summa kätte saada, mis võimalik on, siis vaatame, kus me oleme ja kui me oleme 8 hulgas, siis hakkame valmistama veerandfinaaliks, kui ei ole, et siis meie tase seda ei luba ja mis siin nagu ikka. Aga suur tänu ja edu edaspideks. Aga suur tänu kõigile pealtvaatajatele, head sõbrapäeva. Mina olen Priit Värke, tänaseks lõpetame, kuid järgmisel nädalavahetusel lähevad mängud edasi. Seda küll mitte E-Beam spordihallis, aga Järvamaa võrkpalliklubi mängib jätkuvalt. Nägemist!